Oleme üle 10 aasta koostöös klientidega uurinud 4 töö tulevikku kujundavat taustategurit. Tööturg on kiirelt ümber kujunemas, töö olemus ja definitsioon muutumas, tööandja ja töötaja rollid mängitakse ümber ja traditsioonilised ametikohad otsivad uut tasakaalu. Vaadates aastasse 2025 ja sealt edasi, näeme, kuidas muutuste tempo aina tõuseb ning uurime, mida see tähendab tööandjate ja tööjõu jaoks. Manpoweri üleilmne tööturutrendide raport lähtub 4 peamisest tööd mõjutavast tegurist. Tööjõu lai spekter. Suurenev mitmekesisus globaalse tööjõu hulgas mõjutab tulevikus nii seda, kes on tööks saadaval, kui seda, millal ja kuidas nad töötavad. Uued viisid töötamiseks. 2020. aastal muutus töömaailm igaveseks ning tööandja ja töötaja kohanemine väljapakutud mudelitega on siiani käimas. Digitaalsed muutused. AI kättesaadavus kiirendab digitaalset transformatsiooni ja arendab organisatsioonide struktuuri. Globaalsete muutuste kiirenemine. Tootmise 4.0 ajajärgul pistavad organisatsioonid rinda kriitilise tööjõupuudusega, geopoliitilise ebastabiilsuse ning väljakutsetega keskkonna ja jätkusuutlikkuse teemadel. Z-põlvkond, kes on sündinud ajavahemikus 1997 ja 2012, on sisenenud või siseneb tööturule üha kiirenevas tempos toimuvate muutuste perioodil, olles samas mitteteadlikud sellest, kuidas organisatsioonid minevikus toimisid. Lisaks tööalastele ja majanduslikele stressoritele seisavad Z-põlvkonna töötajad võrreldes eelnevate generatsioonidega silmitsi suuremate vaimse tervise ja suhtlemisoskuste väljakutsetega. Sellele vaatamata suudavad nad katsumustele vastu seista. Suurem osa ehk 63% Z-põlvkonna töötajatest nõustuvad, et nende praegune tööandja pakub piisavalt võimalusi edutamiseks. 80% leiab, et tööandja pakub kasulikke tehnikavahendeid ja 76% väidab, et neile pakutakse võimalusi õppida uusi oskusi. 76% tööandjatest on kindlad, et nende Z-põlvkonna töötajad omavad oskusi ja kogemust, et edukalt tööga hakkama saada. Sellest hoolimata lahkuvad enda sõnul kõige tõenäolisemalt just Z-põlvkonna töötajad hetke töökohalt järgmise 6 kuu jooksul. Nendest 47% vabatahtlikult ja 34% sunnitult. Milleeniumi põlvkonna töötajate näitajad olid sarnased. Vabatahtliku lahkumise protsent oli 40 ja sunnitud lõpetamise puhul 28. Mõju tööjõule. Nagu me kogesime milleeniumi põlvkonnaga, ei ole hea töö piisav, et noori töötajaid hoida. Kuid Z-generatsiooni ootused on mõistlikud ning kooskõlas teiste generatsioonidega. Z-põlvkonna töötajad otsivad tööandjaid, kes hoolivad nende heaolust ja suudavad pakkuda selget karjääriteed ning paremat finantsilist kindlust. Tööandjad, kes pakuvad ja juhivad noori nende arenemisvõimaluste suunas, vähendavad tööjõu voolavust ja suurendavad pikaajaliste töötajate lojaalsust. Milleeniumi põlvkonna juhid tunnetavad survet. Suurem osa milleeniumi põlvkonnast on praegu juhid vähemalt ühe alluvaga. Tavaliselt tegutsevad nad mitme hierarhiakihi vahel ning peavad hoidma positiivseid suhteid kõigis suundades. Isiklikus elus on milleeniumi juhid samuti pressitud laste ja vananevate sugulaste eest hoolitsemise vahele, proovides samas enese eest hoolt kanda. Küsimusele, mida nad tööandjalt ootavad, vastavad milleeniumi juhid, et töötaja heaolu, eetiline juhtimine ja läbipaistvus on kõige tähtsamad. Võrdluseks, vanemad generatsioonid toovad kõige esimesena välja organisatsiooni finantsilise stabiilsuse ning Z-põlvkond mitmekesisuse ja kaasatuse peamisteks teguriteks potentsiaalsete tööandjate juures. Keskastme juhti rolli võtmine muutuvas töömaailmas nõuab oma osa. Milleeniumi juhid on eriti haavatavas positsioonis, sest neid edutati vastutavatele positsioonidele palju varem kui eelnevaid generatsioone. Tõepoolest, milleeniumi juhid on kõige tõenäolisemad ütlema, et nad kogevad mõõdukat või kõrget stressi tööl igapäevaselt ning pea 1/3 sõnab, et suure tõenäosusega lahkuvad nad praeguselt töökohalt järgmise 6 kuu jooksul. Mõju tööjõule. Keskastmejuhid on iga organisatsiooni edu jaoks kriitilise tähtsusega ning suur osa neist kuuluvad milleeniumi põlvkonda.
tööandjad, kes suudavad pakkuda seda, mida nad soovivad ja vajavad, heaolu, eetiline juhtimine ja läbipaistvus, seavad ennast eduks valmis praegu ning lähitulevikus, kui milleeniumi põlvkond saab järgmiseks vanemjuhtide generatsiooniks. Tööjõu soolise lõhe ületamine. COVID-19 pandeemia ajal kogesid globaalsed organisatsioonid naiste massilist lahkumist tööturult, millest nad siiamaani toibuvad. Koos koormava geopoliitilise olukorraga paistab naiste osalemise tulevik tööturul taas ebakindel. Üleilmne naiste palgalõhe on teada-tuntud ja püsib keerulise probleemina. Keskmiselt teenivad naised globaalselt 20% vähem kui mehed, kuid pea pooled tööandjatest ütlevad, et nad on palgalõhe sulgemise initsiatiividega maha jäänud või ei ole neil selleks üldse plaane. Töötavad mehed on samuti raskes seisus. Ainuüksi USAs on 6,8 miljonit meest, kes kuuluvad peamise 10,5% tööjõu hulka ja kes on vanuses 25–54, kuid on töötud või ei otsi üldse tööd. See trend sarnaneb teiste arenenud majandustega. Mõju tööjõule. Need karmid numbrid näitavad, kui tähtis on töötuleviku ahvatlevamaks muutmine nii naiste kui meeste jaoks. Kuna soolise võrdsuse saavutamisest oleme kaugel, soovitab Manpower Grupi innovatsioonijuht Thomas Chamorro-Premuzic nihutada fookust andmete põhisele soorituse hindamisele, mis loob rohkem edutamisvõimalusi naistele. Me peame proaktiivselt jõudma aina kasvava tööjõust välja astunud meeste populatsioonini läbi tasuta koolitusprogrammide pakkumise arenevates sektorites. Näiteks roheline energia või akutootmine. Ning pakkuma tööandjatele strateegiaid jõudmaks alakasutatud sihtgruppideni. Kokkuvõtteks juhid, kes on paindlikud, tundetargad, omavad globaalset perspektiivi ja on tehnoloogiliselt uudishimulikud, on heas seisus, et suuta arvesse võtta kõikide sugude esindajate unikaalseid omadusi ja vajadusi. Ei püsib kursil. Suured globaalsed ettevõtted nagu Ford, Google, John Deere, Molson Coors, Meta ja Zoom on hiljuti vähendanud enda mitmekesisuse, võrdsuse, kaasatuse ja kuulumise eesmärke ja programme. Ometi ei ole selline lähenemine nii laialt levinud, nagu pealkirjad võiksid vihjata. Meie andmete järgi ütlevad suurem osa üleilmsetest tööandjatest, et teib on oluline osa nende strateegilisest tööjõu planeerimisest. Ning kui personalijuhtide ühing Society of Human Resources Management selle aasta alguses teatas, et liigub eemale võrdsuse fookusest, olid mitmed tööandjatest liikmed šokeeritud. Kui teibi ei peetaks laialdaselt oluliseks, siis ei oleks personalijuhtide ühingu otsus olnud kuude kaupa personaliringkondades peamiseks jututeemaks. Mõju tööjõule. Viimased aastad on näidanud, et teib initsiatiivide populaarsus tõuseb ja langeb ajas. Sellegipoolest oleks viga arvata, et mitmekesise ja kaasava töökeskkonna loomise vajadus kaob või et teibile keskendunud mentaliteet ei ole globaalsete organisatsioonide kõrgema tasandi prioriteet. See on eriti tõene arenenud turgude puhul, kus populatsiooni mitmekesisus on tõusmas, samas kui kogu tööjõu hulk on vähenemas. Õnneks on valik AI-tehnoloogiaid nüüd saadaval, et aidata juhtidel vastu astuda alateadlikele eelarvamustele ja kindlustada õiglane ning kõikide jaoks rahuldust pakkuv töökultuur. Produktiivsuspõhine surve. Peaaegu pool töötajatest üle maailma ütlevad, et kogevad tööl igapäevaselt mõõdukat kuni kõrget stressi. Samal ajal tunnevad ainult 21% töötajatest, et nende tööandja toetab täielikult nende vaimset heaolu. Uus AI-tehnoloogiate kasutamine võib samuti läbipõlemisele kaasa aidata, sest pooled AI-d kasutavatest töötajatest sõnavad, et neil ei ole aimugi, kuidas saavutada produktiivsuse kasvu, mida nende tööandjad ootavad. Üle 3/4 ütlevad, et AI tööriistad on vähendanud nende produktiivsust ja suurendanud töökoormust vähemalt ühel viisil. Kuid need katsumused annavad tööandjatele olulise perspektiivi. Uuringud hindavad, et ärevuse ja depressiooni ravisse investeerimine töökohal toob kaasa keskmiselt kuni 4-kordse produktiivsuse kasvu. Mõju tööjõule. Tööandjad saavad parandada enda töötajate heaolu rohkem kui lihtsalt juurdepääsu andmisega vaimse tervise vahenditele. Näiteks soovitab USA töötervishoiu ja ohutuse agentuur OSHA identifitseerida algpõhjused, mis raskendavad töö tegemist ning kindlaks määrata, kas kohanduste tegemine on võimalik.
Agentuur soovitab ka sisesuhtlust, et kindlustada seda, et töötajad tunneksid end abi küsides mugavalt. Mis puutub eriti uue tehnoloogia tutvustamisse, siis juhid saavad võtta arvesse juba olemasoleva töökoormuse nõudmisi ning kasutada ebatraditsioonilist tööjõudu, näiteks lepingulised töötajad, hõlbustamaks uue tehnoloogia juurutamist. Töötamise kohaga seotud loovus ja innovatsioon. Üleilmne kontoris kohal käimine langes 2020. aastal 90% ning on sellest ajast alates stabiliseerunud tasemele 30% vähem kui 2019. aastal. Ennustused 2030. aastaks jäävad madalamaks kui aastal 2019. Kasvanud paindlikkus mõnede jaoks võib põhjustada pahameelt kolleegide hulgas, kes peavad kohal käima. Suurem osa on 15% vähem kui nende hübriidselt töötavad kolleegid nõus sellega, et nende organisatsioon toetab nende heaolu ning töö- ja eraelu tasakaalu. Tööandjad peavad tasakaalustama selle nooremate töötajate vajadusega otsida sidet. Rohkem kui 70 Z-põlvkonna töötajast arvab, et oluline on kolleegidega isiklikult suhelda ning 59% tunnevad sama virtuaalse suhtlemise puhul. Mõju tööjõule. Need uurimuse tulemused näitavad vajadust töökeskkondade pideva arendamise järele, mis soodustaksid ühendust üksteisega ja heaolu. Organisatsioonid, kes peavad ettevõtte rahastatud füüsilist kontorit määratud eesmärgiga, nagu isiklike kohtumiste pidamine, töötajale individuaalse tööruumi pakkumine või meeskonnaliikmete sama ajaplaani alusel naaberlikku keskkonda paigutamine, õitsevad selle mudeli alusel. Viimased uuringud näitavad, et nõudlus juhtide kontoriruumide järele on vähenenud 80%, samal ajal kui nõudlus jagatud koostööalade järele on kasvanud 20%. Näeme ka kolmandate alade kasvu. Sotsioloogias tähendab kolmas ala sotsiaalseid keskkondi, mis asetsevad eraldi kahest tavalisest sotsiaalsest keskkonnast, kodust ja töökohast. Populaarsed kolmandad kohad kaug- ja hübriidtöötajate hulgas on kohvikud, raamatukogud, klubimajad ja konverentsikeskused. See evolutsioon ei ole limiteeritud ainult füüsilisele alale, sest töökeskkond sisaldab 2030. aastaks suure tõenäosusega suurt virtuaalset ja laiendatud reaalsuse komponenti. Tähelepanu eesliinil. Eesliini tööliste voolavust peeti kunagi vältimatuks reaalsuseks, kuid olles vastamisi kasvava talendi puudusega, otsivad organisatsioonid uusi viise töötajatega ühendumiseks ja nende hoidmiseks. Kahjuks takistab nende jõupingutusi tajulünk juhtide ja tööliste vahel. Kui 83% ettevõtete juhtidest tunnevad, et nad mõistavad eesliini tööliste väljakutseid, siis ainult 62% nendest töötajatest nõustuvad. Manpower Grupi oma uurimus näitab, et ainult 1/3 sinikraest usaldab, et juhid hoolivad päriselt nende huvidest karjääri edendamiseks ning peaaegu pooled ütlevad, et nende praeguse tööandja juures on ebapiisavad võimalused ametikõrgenduseks. Samal ajal plaanib rohkem kui 1/3 sinikraedest lahkuda hetke töökohalt järgmise 6 kuu jooksul. Nendel arengutel on võime märgatavalt rööpast välja viia tootmistööstus. Ainuüksi USAs võib 2030. aastaks jääda kuni 2,1 miljonit tootmistöökohta täitmata seoses kasvava oskustööliste puudusega. Mõju tööjõule. Eesliini töö tulevik hõlmab endas arusaamist, et tööandja suhe töölistega on muutumas ning nad ei soovi enam, et neid nähtaks tarbeesemetena või peetaks iseenesestmõistetavaks. Sellise keskkonna loomine nõuab innovatsiooni ja tasakaalu kombinatsiooni. Organisatsioonid on juba hakanud loovalt paindlikku graafikut planeerima ning arenguprogrammid nagu Manpower MyPath pakuvad töötajatele pühendunud karjäärijuhendajaid ning muid vahendeid. Kõigile personaalse tähelepanu pakkumine on järjekindlalt vähendamas tööjõuvoolavust, suurendamas töötajate rahulolu ning kahekordistamas koolituste läbimiskiiruseid. Kiirtalendi kogumine. Rohkem kui 60% maailma töötajatest, peaaegu 2 miljardit inimest, teenivad osa elatisest läbi informaalse töö. Juhusliku tööotsa majandus, mida iseloomustavad lühiajalised lepingud või vabakutseline töö, on kasvamas ning esindab juba 12% globaalsest tööturust. See hõlmab ajutisi töötajaid värvatud läbi agentuuri, otsevärbamist või vabakutselisi panustajaid.
Kiirtalendi kogumise kontsept ennustab evolutsiooni, kus suurem osa tööd liigub formaalsetest rollidest kiiresti kokku pandud, ülesannetele põhinevatele meeskondadele. Suurema osa töökohustuste täitmisel traditsiooniliste, täiskohaga töötajate peale lootmise asemel on organisatsioonid alustanud projektidele töökohtade täitmist vastavalt vahetutele äriprioriteetidele. Nendesse lühiajalistesse meeskondadesse kuuluvad nii ajutised ja lepingulised töötajad kui konsultandid ja oma ala eksperdid. Mõju tööjõule. Tänane töömaailm opereerib kahes ekstreemsuses. Täiskohaga tööjõud, nagu me seda tunneme, ei ole alates konveierliini tutvustamisest palju muutunud. Sellegipoolest ajutise ja juhusliku tööotsa struktureerimise ja kasutamise viis on reaalajas muutumas, eriti vastuseks vajadusele kriitiliste AI-oskuste järele, mida leidub rohkem lepinguliste töötajate hulgas. Kiirtalendi kogumine kujutab ette tulevikku, kus juhusliku tööotsa majanduse elemendid on kombineeritud traditsioonilise tööga, et tuua rohkem agiilsust ärioperatsioonidesse ning AI-tehnoloogiate integratsiooni. Suur osa sellest keskendub digitaalsele sobitamisele platvormidel, kuid võib hõlmata ka traditsiooniliste talendiotsingute kanalite optimeerimist. Näiteks tegi Manpower hiljuti koostööd Walmartiga, et avada töökeskused nende suuremahulistes jaekauplustes. AI kasutamise nihe hämmastusest oskusteni. Umbes pooled töötajatest üle maailma kasutavad hetkel generatiivseid AI tööriistu ning 21% plaanivad neid järgmise 12 kuu jooksul laiendada. AI kasutuselevõtu kiirenemisega on tööandjate peamisteks muredeks investeerimise kõrge hind, privaatsus ja regulatsioon ning lüngad AI-oskustes. Uuringud ennustavad, et generatiivne AI suudab parandada tippspetsialisti sooritust 40% võrra võrreldes töötajaga, kes seda ei kasuta. Kuid kui tegemist on tööjõupuudusega võitlemisega ja töötajate arendamisega, siis on generatiivsel AI-l siiski limiteeritud kasutatavus. AI-tehnoloogia, mida kutsutakse talendi intellektiks, on juba turule toodud. Talendi intellekt rakendab süvaõppimist, et hinnata oskuste kooskäimist. See tähendab, kui sa oled hea oskuses A, siis oled hea ka oskuses B ning avada ebatraditsioonilisi radu kandidaatide jaoks, kellel pole kogemus täpselt vajaliku tööga, kuid kellel on vajalik võimekus. Mõju tööjõule. Gartner Hype Cycle aitab selgitada hetkeseisu tuginedes varasematele tehnoloogia kasutuselevõtu mustritele. Pärast esmast elevust algavad peamised juurutamise väljakutsed. Lõhe juhtide ootuste ja töötajate ettekujutuse vahel näitab oskuste puuduse hetkeseisu. Tööandjad, kes suudavad tänu koolitusprogrammidele nagu Experis Academy kiirendada juurutamist ja ohjeldada pessimismi, realiseerivad kiirema produktiivsuse kasvu. Talendi intellekti tehnoloogia õige kasutamine võimaldab juhtidel hinnata organisatsiooni hetkeoskusi ning tuleviku vajadusi tänu globaalsele andmekogumile standardiseeritud töökirjelduste ja nõudmistega. See ei lihtsusta mitte ainult paindlikku värbamist, vaid pakub segadust tekitavatel aegadel ka viisi töötajate ümberpaigutamiseks ja töökohtade ümberkujundamiseks, et digitaalsete muutustega kaasas käia. Tööjõu karjäärikestlikkus. Eesolevad aastad on segipaiskav periood, kus luuakse 69 miljon uut töökohta ning kaotatakse 83 miljonit töökohta. Globaalselt ennustatakse, et vajalikud oskused muutuvad 50% võrra 2030. aastaks, aastast 2016 ning generatiivne AI kiirendab seda muutust 68%-ni. Suurem osa töötajatest navigeerivad sellel muutuste perioodil ilma plaanita. Kui 69% juhtidest usuvad, et nende töötajatel on karjääriplaan, siis ainult 27% töötajatest nõustuvad. Samal ajal kui oskuste lüngad kasvavad, saavad karjääri planeerimine ja professionaalne areng üha olulisemaks. Karjäärikestlikkus hõlmab oskuste, mõtteviisi ja teadmiste omandamist, et olla püsivalt tegutsev ja produktiivne osa tööjõust. Karjäärikestlikkusel on 5 peamist tugisammast. Sealhulgas tehnilised oskused, pehmed oskused, rakenduslikud tehnoloogilised oskused, organisatsioonilised teadmised ja agiilsus või kasvule orienteeritud mõtteviis. Rakenduslikud tehnoloogilised oskused võimaldavad töötajatel mõista hetkel saadaval olevat tehnoloogiat, et teha enda tööd efektiivsemalt. Mõju tööjõule.
tööjõu karjäärikestlikkuse kasvatamine, eriti rakenduslike tehnoloogiliste oskuste alal, mis lihtsustavad digitaalset transformatsiooni, muutub tähtsamaks 2020. aastate teises pooles. Tööandjad on selles osas enamasti ühel nõul, suurem osa ütleb, et digitaalsed muutused on osa nende personalijuhtimise strateegilisest planeerimisest ning et personali koolitamine AI tööks kasulikuks ärakasutamiseks on nende prioriteediks. Sellegipoolest peavad juhid kindlustama, et see teadlikkus kanduks üle taktikaliste oskuste täiendamise initsiatiivideks ning jõuaks töötajateni selgete karjääriteede ja oskuste omandamise programmide vormis. Küberkaitstes tulevikku. 2024. aastal tõusis ühe eduka küberrünnaku keskmine majanduslik mõju 10% võrreldes eelneva aastaga, jõudes rekordilise $4,88 miljoni. Meie ühiskond on vastamisi ka ennenägematute katsumustega, et toime tulla energianõudmiste ning kliimaga seotud tehnoloogiahäiretega. Eriti AI rakendused vajavad ülemäära suurt energiat ning üha ebasoodsamad kliimasündmused nagu orkaanid ja metsatulekahjud testivad suure tõenäosusega hetketehnoloogia limiite ja vastupidavust ning toovad kaasa rohkem puudujääke ja katkestusi. Tehnoloogiahäirete sageduse ja maksumuse kasvades on üha raskem leida õigeid talente. Näiteks kasvas 2024. aastal globaalse küberturvalisuse talentide puudus 4 miljonini. Vaatamata üleilmsele majanduslikule ebakindlusele 2024. aastal sõnasid 76% IT-tööandjatest üle maailma, et neil on raskusi vajalike IT-talentide leidmisega. Mõju tööjõule. CrowdStrike'iga seotud katkestuste tulemusena 2024. aasta suvel, mis tõi kaasa $5,4 miljardi suuruse negatiivse mõju Fortune 500 ettevõtete jaoks, mõistavad ärijuhid oskusliku IT, toe ja küberkaitse kriitilist tähtsust. Sellele vaatamata teavad nad, et õige IT-talendi leidmine on raskem, kui võib tunduda. Usaldusväärsete globaalsete partneritega nagu Experis koos töötamine, et leida tasakaal koolituste, talentide leidmise ja alltöövõtu vahel, võib vähendada oskuste lõhet ning aidata organisatsioonidel ellu jääda maailmas, mis sõltub hetkel liialt hapratest süsteemidest. Kastis innovatsioon. Kastis innovatsioon viitab ettevõtluse strateegiate rutiinsele ja integreeritud kasutusele väljakujunenud organisatsiooni kontekstis, kelle ressursse kasutatakse. Suurem osa tegevjuhtidest usuvad, et peavad enda ärireeglid ümber kirjutama, et olla uuenduslik ja tulevikus võitjaks jääda. Kusjuures usuvad peaaegu pooled tegevjuhtidest, et nende ettevõte ei ole 10 aasta pärast elujõuline, kui nad jäävad praegusele kursile. Edukad organisatsioonid alustavad kastis innovatsiooniga luues töögrupi, kes on pühendunud ühe uue revolutsioonilise protsessi või teenuse väljamõtlemisele kuus ning lisavad nokitsemisaja töötaja tööpäeva. Samas kui organisatsioonid valmistuvad üha efektiivsemalt ette kastis innovatsiooni integreerimiseks, on oluline mitte unustada põhitõdesid. Hiljutise uuringu põhjal usuvad 83% juhtidest, et nende tööjõud on täielikult kaasatud, kuid ainult 48% töötajatest nõustuvad. Mõju tööjõule. Kastis innovatsioon on võimalik iga tüüpi organisatsiooni jaoks ning meil on võimalik õppida palju neilt, kes on esirinnas. Näiteks Microsoft liikus sisekesksest hierarhiast individuaalsete töötajate võimestamisele, mis suurendas kaasatust. Sisemise lähenemisviisi asemel otsis Microsoft aktiivselt mitmeid strateegilisi partnereid, näiteks OpenAI, et kiirendada enda kastis innovatsiooniplaane. Rohepööre äritegevuses. Tarbijate, investorite ja valitsuse poliitikakujundajate kasvav nõudlus kliimamuutustega tegelemiseks kiirendab vajadust rohepöördeks äritegevuses, mis loob rohkem kui 30 miljonit uut töökohta 2030. aastaks. Võtmepositsioonides nagu tootmine, IT ja ettevõtlus ennustavad tööandjad, et rohkem kui pooled oskustest kohanevad vastavalt parimatele jätkusuutlikkuse praktikatele. Kahjuks ütleb suurem osa tööandjatest, et neil ei ole vajalike oskustega talente jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamiseks. Mõju tööjõule. Organisatsiooniülene jätkusuutlikkus nõuab läbivat rohestrateegiate integratsiooni ja muutustöö tegemises.
Arusaadavalt ei pruugi töötajad mõista, kuidas nende oskused kanduvad üle tulusaks karjääriks kasvavates tööstustes või roherollides nende praegustes organisatsioonides. Tööandjad peaksid kasutama AI-tehnoloogiaid, et tegeleda rohepõhise tööjõu planeerimisega ja viia läbi oskuste auditit, et sobitada praeguseid ja tulevasi töötajaid rohelistele positsioonidele. Oskuste täiendamise ja ümberõppimise initsiatiivid peaksid olema ette võetud selleks, et katta tuvastatud puuduseid ning tööandjad peaksid enda tööjõule pakkuma pidevalt suuniseid, kuidas rohekomponendid peaksid integreeruma olemasolevate rollidega. Geopoliitiline ebakindlus. 2024. aastal varjutasid geopoliitilised pinged inflatsiooni, mis sai peamiseks probleemiks keskpankade ja sõltumatute investeerimisfondide jaoks. Kalduvus kestvateks konfliktideks, mis takistavad kaubandust ja suurendavad geopoliitilist killustumist ning kaitsesüsteeme, on üheks peamiseks mureks. Logistilisest vaatepunktist ei saa organisatsioonid loota usaldusväärsetele tarneahelatele või eksisteerivatele globaalsetele operatsioonimudelitele, kui üleilmne transport, diplomaatia ja tervisesüsteemid on katkendlikud. Rohkem kui 1/3 tegevjuhist ütleb, et nad on poliitiliste riskide tõttu katkestanud teatud äriplaanid. Manpower Groupi Total Workforce Index mõõdab kasvava geopoliitilise ebakindluse mõju tööturgudele üle maailma. Võtmeturud Lähis-Idas olid 2024. aastal eriti mõjutatud madalama hinnanguga tööjõu aktiivsusele, tööjõukulude tasuvusele, tööjõu regulatsioonidele ja produktiivsusele. Mõju tööjõule. Kuigi see ebastabiilne periood on katsumusrohke, pakub see organisatsioonidele, kes on valmis võtma kalkuleeritud riske, võimalust kasvatada enda äri ja toetada oma tööjõudu sellel turbulentsel ajajärgul. Lisaks sellele saavad tööandjad tegeleda enda tööjõupuudusega, aidates samal ajal neid, kes on pidanud geopoliitiliste konfliktide tõttu ümber asuma. Näiteks tänu koostööle Denti ja Welcome US vahel on Manpower Group aidanud leida töövõimalusi rohkem kui 30 000 sõjapõgenikule. Tööandja võimu tipp. 2024. aastal tööturgude jahtudes üle maailma hakkas jõutasakaal enamikel tööstusaladel, eriti valgekraede puhul, nihkuma töötajatelt tööandjatele. Suurem osa tööandjatest üle maailma usuvad, et üldine jõutasakaal on hetkel nende kasuks. Suurem osa nõustub, et neil on töötajatega võrreldes rohkem võimu palga osas, töö asukoha osas ning paindlike töötundide osas. Sellega seoses suruvad paljud tööandjad läbi uusi või kehtivaid HR-eeskirju. Näiteks, paljud organisatsioonid nagu Amazon kohustavad nüüd kõiki töötajaid kohal käima. Mõju tööjõule. Kuigi praegune jõutasakaal soosib tööandjaid, siis juhtide jaoks on oluline leida õige tasakaal. Kuna USA Föderaalreserv ja Euroopa Keskpank alustasid intresside kahandamisega, on tõenäoline, et taastuvad tööturud pakuvad rohkem võimalusi töötajatele, kes ei ole oma tööandjaga rahul. Tööandjad, kes kasutavad enda võimu liialt ära, riskivad kasvavate tööjõuvoolavuskuludega, kui tööturud tagasi kosuvad. Tööandjad, kes on suurepärased töötajate kuulamises, on selles kontekstis edu saavutamiseks kõige paremas positsioonis. Täpsemalt, nad võivad organiseerida regulaarseid avalikke kohtumisi, moodustada samade huvidega gruppe ja pakkuda neile toetust ning kasutada töötajakogemuse platvorme, et koguda töötajatelt regulaarselt tagasisidet ning kasutada neid andmeid üldise tööjõu tunnetuse kindlaks määramiseks. Lisaks sellele suurendavad valitsused üle maailma töötajate kaitse initsiatiive, tõstes miinimumpalka, rakendades võrdsuse seadusandlust nagu palga läbipaistvus ning pakkudes toetust ametiühingute tegevusele. Tööandjad peavad olema hoolsad, et uute regulatsioonidega kaasas käia ja neid järgida. Kindlus ebakindlas tulevikus, talentide puudus. Kõik meie ennustusi sellel aastal varjutab püsiv üleilmne töötajate puudus. Vaatamata kestvale majanduslikule ebakindlusele ütlevad 74% tööandjatest üle maailma, et neil on raskusi vajalike oskustega talentide leidmisega. Automatiseerimine ja AI-tehnoloogiad ei paku kohest kergendust, nagu paljud eeldavad, sest need süsteemid vajavad märkimisväärset inimestepoolset järelevalvet, et efektiivselt töötada. Rohkem kui pooled tööandjatest usuvad, et AI loob töökohti ning eeldavad, et see suurendab nende töötajate vajadust. Mõju tööjõule.
Arenenud majandustes tööjõu vananedes ja populatsiooni kasvu aeglustudes saab kitsenev tööjõud ja talentide puudus pidevaks probleemiks. Kuid on põhjust ka optimismiks. Rohkem kui 2/3 kõige kiiremini kasvavatest ametipositsioonidest LinkedInis ei olnud 20 aastat tagasi olemas. Rohepööre on Euroopas loonud juba 4,5 miljonit uut töökohta. Kui need suundumused jätkuvad, siis küsimus tööandjatele, mis siis saab, kui me seda valesti teeme? Muutub küsimuseks, mis siis saab, kui me teeme seda õigesti, aga meil ei ole selleks vajalikke talente? Töötulevik peab olema innovatiivne, sest tööandjad peavad talentide üha kasvavas puuduses nende ligi tõmbamise ja hoidmise nimel konkureerima. Globaalsed teadmised, suutmaks navigeerida töö tulevikus. Manpower Group on juhtiv globaalne tööjõu lahendustele orienteeritud ettevõte, mis aitab organisatsioonidel end kiiresti muutuvas töömaailmas ümber kujundada, otsides, hinnates, arendades ja hallates talente, kes aitavad neil võitjaks tulla. Me arendame innovatiivseid lahendusi sadadele tuhandetele ettevõtetele igal aastal, pakkudes neile oskustega talente, samal ajal leides tähendusrikast ning jätkusuutlikku tööd miljonitele inimestele erinevate tööstuste ja oskuste ulatuses. Meie ekspertettevõtted loovad oluliselt suuremat väärtust kandidaatidele ja klientidele rohkem kui 70 riigis ja territooriumil ning on seda teinud juba üle 75 aasta. Meid tunnustatakse pidevalt tänu meie mitmekesisusele, olles parim koht, kus töötada naisena ning kus peetakse oluliseks kaasatust, võrdsust ja puuetega arvestamist ning 2024. aastal nimetati Manpower Group üheks maailma kõige eetilisemaks ettevõtteks 15. korda, mis kõik kinnitab meie positsiooni vajaliku talendi otsingu peamise valikuna. Et saada rohkem teada, külasta veebilehte www.manpowergroup.com.